Jalgpall on sportlik pallimäng, milles kahe võistkonna eesmärk on toimetada jalgpalliks nimetatav kerakööline mänguvahend ristkülikukujulisel muru või kunstkattega väljakul vastase väravasse. Ühes võistkonnas mängib väljakul korraga kuni 11 mängijat, kellest üks peab olema väravavaht. Väravavaht tohib ainsana palli käega puutuda, kuid seda vaid oma karistusalal. Mängus on 2 poolaega, kumbki pikkusega 45 minutit ja nende vahel 15-minutiline vaheaeg. Mängu lõpetab kohtuniku vile, seetõttu on poolajad tihti mõne minuti võrra ette nähtud ajast pikemad. Rohkem väravaid löönud võistkond on võitja. Kui juhtub, et väravaid ei lööda ja mängu võitja peab kindlasti selguma, määratakse lisaaeg. Kui ka siis ei ole tulemust, määratakse 11 meetri karistuslöögid ehk penaltid. Mänguväljak peab olema muru või kunstkattega ristkülik, kusjuures väljaku külgjoon peab olema pikem kui väravajoon. Ette nähtud pikkus on 90–120 ja laius 45–90 meetrit. Rahvusvahelistes mängudes vastavalt 100–110 ja 64–75 meetrit. Väljak on tähistatud joontega, mis piiravad väljaku alasid. 2 pikemat joont on küljejooned, otsmisi jooni nimetatakse värava ehk otsajoonteks. Nii mängijal, väravavahil kui ka kohtunikul on oma varustus, mis erinevad üksteisest. Mängija peab kandma võistlusvormi, mis on teiste oma tiimi mängijatega samasugune. Võistlusvormi kuuluvad särk, püksid, kedrad. Lisaks peavad mängijad kandma säärekaitsmeid ja putsasid. Väravavaht peab kandma kindaid ja vormi. Väravavahi vorm erineb mängijate omast värvi poolest. Kohtunikul on ka oma kindel vorm, mille värvus erineb mängijate ja väravavahi omast. Lisaks peab kohtunikul olema kaasas märkmik, pastakas, vile, stopper ja nii kollane kui ka punane kaart. Jalgpallimängus jaotuvad rollid suuresti 4. On väravavaht, kaitsjad, keskpoolikud ja ründajad. Väravavahi ülesandeks on kaitsta lööke väravasse sattumast. Kaitsjate ülesanne on nagu nimeski öeldud kaitsta vastasmeeskonna rünnakuid ja hoida ära löögivõimalused. Väljaku keskel mängivad keskpoolikud, kelle ülesandeks on viia üle pall kaitsjatelt ründajatele ja teha ohtlikke sööte, mis viiks väravani. Ründajad peavad üritama väravat lüüa või sööta teistele ründajatele, kes seda siis teha saaks. Kui pall ületab täielikult küljejoone, loetakse ta mängust väljas olevaks ning see pannakse uuesti mängu külje sisseviskega. Külje sisseviskel ehk audil on omapärane tehnika. Nimelt peab viske hetkel olema mängija näoga mänguväljaku poole. Mõlemad jalad peavad olema maas ja küljejoone taga ning palli peab viskama 2 käega üle pea mänguväljakule. Kohtuniku ülesandeks on mängu üle kontroll hoida ning seda juhtida. Kõik kohtuniku otsused on lõplikud, kuid võib muuta oma otsust, kui peab seda siiski valeks. Tavaliselt on mängus 4 kohtunikku, peakohtunik, 2 abikohtunikku ning 4. kohtunik. Peakohtunik teeb kõik otsused, millega võivad vajadusel aidata teised kohtunikud. Otsusteks on out, nurgalöök, suluseis, vahetus, viga, vaba löök, penalti, kollane kaart, punane kaart, värav, edu ning väravaesine löök. Abikohtuniku peamiseks ülesandeks on määrata suluseisu ning märgata, kui pall käib mänguväljalt väljas. Karistuslöögi saab tiim, kui tehakse midagi illegaalset väljakul väljaspool vastase väravahi trahvikasti. Illegaalne liigutus on käega palli puudutamine ja vastasele vea tegemine. Viga on siis, kui pannakse vastasmängija ohtlikusse olukorda või kui puudutatakse vastasmängija jalga palli asemel selle äravõtmisel. Suluseis on selline mängijate asetus jalgpallis, kus ründava meeskonna ilma pallita mängijast on temale söötmise hetkel eespool vähem kui 2 vastasmeeskonna mängijat. Suluseisus mängija on vastasvõistkonna väravajoonele lähemal kui pall ja eelviimane vastasvõistkonna mängija.
Üldjuhul lubatakse jalgpallimängus mõlemal tiimil teha 5 vahetust. See tähendab, et mängija, kes on mängus, vahetatakse välja uue puhanud mängija vastu pingilt. Kokku võivad mõlemad tiimid teha 3 pausi, et mängijaid vahetada. Löömisel ja söötmisel mingit reeglipärast tehnikat ei ole. Leidub aga viise, kuidas seda lihtsamalt ja tõhusamalt teha. Üldiselt söötakse siseküljega, sest nii saab kõige täpsemalt palli enda mängijale sööta. Löömisel on 2 levinumat võimalust. Üheks on kasutada enda jalapealset, et saada tugev löök. Teiseks on lüüa siseküljega, et saada täpne löök. Kaitsmisel tuleks üritada ründajalt pall ära võtta. Seda saab lihtsustada, suunates ründajat tema nõrgemale jalale ja nurga suunas. Palli tuleks püüda võtta siis, kui ründaja teeb pikema puute või eksib mõne trikiga. Kaitsta on lihtsam, kui minna ründajale võimalikult lähedale ja teda sedasi segada. Mängus võib ka kehaga veidi nügida, kuid käega otseselt lükata ei tohi. Selle tulemusel teeb kaitsja vea ja ründaja saab penalti või karistuslöögi, olenevalt kas see oli trahvikastis või mitte.